Töökeskkonna spetsialist, mida seadus ütleb, kes ta on, mis ta tegema peab. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, paragrahv 16 ütleb siis seda, et töökeskkonna spetsialist on siis töökeskkonna teadmiste ja oskustega töötaja, keda siis tööandja on volitanud täitma töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevaid kohustusi. Kui nüüd tööandjal endal ei ole pädevat spetsialisti võtta, siis ta peab selle teenusena sisse ostma. Ja ettevõttes peab olema töökeskkonna spetsialiste niivõrd palju, et töötervishoiu ja tööohutuse teemad oleksid piisavalt hästi kaetud, ehk siis ennetusmeetmed ja nii edasi oleksid siis hästi rakendatud. Töökeskkonna spetsialisti ametisse määramine ja tööle võtmine ei vabasta siis loomulikult tööandjat vastutusest töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas. Töökeskkonna spetsialist peab tundma ja aru saama töötervishoiu ja tööohutust reguleerivatest õigusaktidest ja ettevõtete loomulikult töötingimustest ja jälgima, kontrollima ja loomulikult võtma kasutusse abinõud siis töötajate tervise ja ohutuse vaatest siis. Töökeskkonna spetsialist tal on üks kohustus ka, ta on kohustatud peatama ajutiselt töö ohtlikus töölõigus või ka keelama ohtliku töövahendi kasutamise. Ohutu töökeskkonna loomiseks, töötajate töövõime säilitamiseks peab töökeskkonna spetsialist tegema koostööd töötajatega, töökeskkonna nõukoguga, töökeskkonna volinikuga ja teiste esindajatega ja töötervishoiuteenuste osutajatega. Tööandja on kohustatud varustama töökeskkonna spetsialisti tema tööks vajalike vahenditega. Tööandja on kohustatud teavitama töökeskkonna spetsialisti või siis teenusosutajat teadaolevatest siis töökeskkonna ohuteguritest, mis siis mõjutavad töötajate tervist ja ohutust ja nende vältimiseks vajalikest abinõudest. Ja ta peab tagama juurdepääsu siis riskianalüüsi, sealjuures ka riskianalüüsi tegevuskavale. Tööandja võib ise täita töökeskkonna spetsialisti kohustusi, kui tal on töökeskkonnalised teadmised ja oskused. Tööandja teavitab ka Tööinspektsiooni, kui ta on määranud töökeskkonna spetsialisti ja seda tuleb teha 10 päeva jooksul ja seda tehakse iseteeninduses ehk siis ti.iseteenindus.ee.